oleme taas loengusarja juures, mida me alustasime eelmisel korral, nimelt liturgiast. Me tahaksime kõik seda näha, et Jumala teenistus väga vääriliselt esindaks Jumala teenimist. Nagu me mainisime, saksa keeles on isegi see sõnademäng tuleb ilusti välja Gottesdienst, kus Jumal teenib inimesi, inimesed teenivad Jumalat. Tihti inimesed küsivad, et miks meil seda üldse tarvis on, kas Jumala teenistus ei võiks olla nii või naa. Ja probleem on selles, et struktureeritud Jumala teenistuse korraldus, nagu me ka eelmisel korral mainisime, annab meile kõige parema mudeli trinitaarseks Jumala teenimiseks, Isa teenimiseks, Poja läbi, Püha Vaimu väes. Ja kui me tuleme Jumala teenistuse olemuse juurde, siis me näeme, et Jumala teenistus nii kui ka heebrea kreeka keeles algselt tähendab maani kummardamist, Jumala ees olemist. Ja siit tulenevalt ka tegelikult paljudes kirikutes on säilinud Jumala teenistuse käigus selline Jumala teenimise viis, kus teatud aegadel, teatud hetkedel palvetajad kummardavad tõepoolest maani, panevad oma lauba vastu maad ja sellega nagu annavad respekti Jumalale. Kui me loeme üheskoos 95. psalmi, siis on siin öeldud nõnda. Tulge, hõisakem Issandale, hüüdkem rõõmuga oma päästekalju poole. Tulgem tema palge ette tänamisega, hõisakem temale kiituslauludega, sest Issand on suur Jumal ja suur kuningas üle kõigi jumalate. Tema käes on maa sügavused ja tema päralt on mägede tipud. Tema oma on meri, sest tema on selle teinud. Ja tema käed on valmistanud kuiva maa. Tulge, kummardagem ja põlvitagem. Heitkem maha Issanda oma looja palge ette, sest tema on meie Jumal ja meie tema karjamaa rahvas ja lambad, kes on tema käe all. Täna, kui te kuulete ta häält, ärge tehke kõvaks oma südant, nõnda nagu Meribas, nõnda nagu massapäevil kõrbes, sest teie esiisad kiusasid mind, panid mind proovile, ehk küll said näha mu tööd. 40 aastat oli mul tülgastus sellest rahvapõlvest. Ja ma ütlesin, nemad on eksja südamega rahvas, nad ei tunne minu teid. Sellepärast ma vandusin oma vihas, nad ei pääse minu hingamisse. Eriti tahaks tähelepanu taas juhtida selles psalmis nendele salmidele, mis on alates 6. salmist. Tulge, kummardagem ja põlvitagem. Heitkem maha Issanda oma looja palge ette. Ma arvan, et see tekst väga selgelt väljendab seda Jumala teenistuse sellist keskset, võiks öelda nagu tseremoniaalset olemist. Jumala teenistus on siis kõik see, mida me kuuleme, mida kompame, mida haistame. Eelmisel korral mainisime ka viirukit ja kõike muud. Ja nii kui tavaelus on ka Jumala teenistuses suhtlemine. See on väga steriilne, kui me Jumala teenistust vaatleksime nagu loengut. Osa inimesed on kuulajad, kuulavad ja siis keegi seal ees räägib ja räägib. Võib-olla ka keegi veel või mõned inimesed seal laulavad, võib-olla me ka ühiselt laulame. Aga kui me tuleme tavaelu selliste asjade juurde, siis me alati ju reageerime kuidagi sellele, mis me ümber toimub. Kui keegi peab hea kõne, me plaksutame. Kui me läheme
väga väärikale üritusele, on see näiteks pulmapidu või mõni teine, siis me riietume vastavalt. Me ei lähe matustele sellises ükskõik millises riietuses või ka pulma näiteks. Kui me tervitame üksteist, siis me lihtsalt teinekord ei piirdu sõnaga tere, vaid surume üksteise kätt või kallistame või on mingisugused muud kombed selle asjaga seotud. Me ei väljenda seda ainult, mis on meie südames. Me ei näe, mis on üksteise südames. Me väljendame seda terve oma olemusega, terve oma käitumisega. Ja samuti me väljendame seda Jumala teenistusel ka Jumala suhtes. Sa tuled Jumala teenistusele ja sa hakkad suhtlema Jumalaga. Loomulikult mitte üksinda, vaid koos kõigi Jumala teenistusel osalejatega. Ja see ei tähenda mitte ühepoolset suhtlemist, et me ainult kuulame, mida Jumal on meile öelda, või me ainult paneme tähele, mida Jumal meil ütleb. Et me ainult kuulame Jumala sõna loetavat, seda seletatavat, vaid me ka ise vastame Jumalale. Jumala teenistuse alguses toimub tervitus. See on väga lihtne, arusaadav. Ja siis kõik järgnevad teised osad sinna juurde. Nii et selles mõttes Jumala teenistuses, nagu oleme ka palju kordi kordanud ja korranud ja rääkinud, et me teenime nii isa, poega kui püha vaimu ja muidugi Jumala teenistuse ehk liturgia keskmeks on armulaud. Mis on tegelikult liturgia? Mõni ütleb, et liturgia on kuidagi kammitseb meid, et me ei saa vabalt teenida või me ei saa väljendada ennast just nimelt sellisel viisil, nagu me tahaksime. Aga kui ma tooksin sellise näite, kas trammi jaoks trammirööpad kammitsevad trammi? Noh, me võiksime öelda jah, et tramm ei saa igale poole pöörata, aga tegelikult trammirööpad annavad trammile kõige parema võimaluse edasi liikuda. Tramm ei liigugi edasi ilma rööbasteta. Kui me tuleme Jumala sõna Apostlite 13:2 juurde, siis seda ka oleme maininud, et seal on öeldud sõnad, kui nad issandat teenisid eestikeelses tõlkes. Kui me tuleme kreekakeelse tõlke jõudes, seal on öeldud algtõlke jõudes, seal on öeldud, kui nad issandat teenisid, kui nad liturgiat pidasid. Liturgia on üks selles mõttes huvitav mõiste, et ta on ka vanas Kreekas, antiik-Kreekas tuntud sõna ja sellel oli ka oma tähendus. Tähendus oli selles, kui keegi oma raha eest, oma vahenditega ehitas või tegi midagi teistele inimestele. Ja tema ei pidanudki sellest midagi saama. Näiteks ta ehitas oma maavaldusest läbi tee, mida käisid teised inimesed. Temal polnud seda teed vaja, aga ta tegi seda tee teiste inimeste jaoks. Või hakkas ta näiteks finantsiliselt toetama kohaliku linnriigi tsirkust, et inimesed võiksid tsirkuses käia. Või ta tegi midagi, ta ise tegi midagi teiste heaks, ise sellest midagi saamata. Ma arvan, kui te mõtlete, siis teie mõtted suunduvad ju ühes suunas Jeesuse Kristuse peale. Ja Heebrea kirja 8. peatüki 2. salm ütleb, et ta oligi ülim liturg. Kristus sooritas lunastustöö, mida tal endal ei olnud tarvis. Ta tegi seda meie pärast, sinu pärast ja minu pärast. Jeesuse Kristuse lõpetatud töö ongi tõeline liturgia. Jeesus andis oma elu, ülim liturgia. Jeesus oli ülim liturg. Kui me tuleme rituaalide juurde, mida liturgias tarvitatakse, siis loomulikult on olemas siin teatud kindlaks määratud sõnad, kindlalt määratud fraasid,
ja jälle võib tekkida küsimus, et aga miks niimoodi peab ütlema? Asi on selles, et me saame seda kõige lihtsamalt, kõige selgemalt, kõige paremini väljendada sellisel kujul, nii nagu kristlik kirik on teinud seda aastatuhandete jooksul. Ma arvan, et kuulajad on kursis sellega, et näiteks kui me tuleme armulaua talituse juurde, siis armulaua talituse liturgilised elemendid on suures osas vähemalt 1600 aastat vanad. Aga peamised elemendid, mida kasutatakse leiva veini õnnistamisel ja mõned muud teised asjad vees, kas või sanktus, need tulevad otseselt pühakirjast. Ja isegi mitte veel ainult Uues Testamendis, vaid isegi Vanas Testamendis. Nii et nendel on väga-väga pikk ajalugu ja kristlik kirik on seda pidevalt väljendanud nende fraaside, nende mõtete kaudu, et üheskoos me võiksime Jumalat tänada. Jumala teenistusel ehk liturgias ei ole mitte mingil juhul kuulajaskonda. Me ei saa öelda Jumala teenistusel või liturgial armsad kuulajad. See on loeng, kus on kuulajad. See on hoopis midagi muud. Isegi me kuuleme tihti inimesed ütlevad, et ma lähen sinna kirikusse täna jutlust kuulama, seal jutlustab see või teine. Või lähen sinna kirikusse mingit ansamblit kuulama või koori kuulama. See ei ole Jumala teenistus. Jumala teenistus on see, kuhu me lähme osalema. Jumala teenistusel, kui me üldse räägiksime publikust, selle sõna võib-olla kõige otsesemas tähenduses, siis Jumal on publik. Rohkem mitte keegi. Ja isegi kui me lähme kirikutesse, kus võib-olla väliselt on lihtsam teenistus, on ka seal mingisugune ülesehitus, mis on omane kõikidele nendele Jumala teenistustesse. Tegelikult siis küsimus ei olegi isegi, kas mitte liturgia või liturgia, vaid milline liturgia. Kas selline liturgia, nagu varakirik apostlitega pidas või midagi teistsugust. Liturgia algab protsessiooniga. Teame, vaimulikud, kaasateenijad tulevad altari ette. Miks? Väga lihtne asi on see on algus. Ja samuti Jumala teenistus on, see lõpus on protsessioon jälle välja. Me kõik, kui me läheme kirikusse, siis me hommikul oma kodust lahkudes hakkame minema kirikusse. See ongi protsessioon tegelikult. Ja kui ka Jumala teenistusel on teatud inimesed, kes kannavad teatud rolli, nad on teatud riietuses, siis nad esindavad tegelikult tervet kogudust selles protsessioonis. Me tuleme Jumala ette. See on nii lihtne. Siin ei olegi midagi väga keerulist. Siis me kõnetame Jumalat. Jumal kõnetab meid. Ja mõned inimesed ütlevad, aga me oleme sõnakirik. Niimoodi ei saaks päris öelda. Loomulikult me kuuleme Jumala sõna, me räägime, aga seal on midagi veel olulist lisaks sõnale. Ja see on sakrament, sest Jumala teenistuse tipuks, kõrgpunktiks ongi sakrament. Ja mida me kõike seda teeme, seda me teeme Jumala püha vaimu väes. Ilma Jumala väeta ei suuda me mitte midagi.